3 hooaega, 100 episoode ja nende kõigi sees peituvad detailid, millele sari kunagi ei viita. Täna toome need kõik välja. Näiteks miniepisoodis Kõrvuti on üks tilluke, kuid hämmastav detail, mida enamik fänne võis märkamata jätta. Kui Honey ja Bluey aeda uitama lähevad, teatub Bluey, et vaadata tiigis ujuvaid kalu. Aga see pole lihtsalt suvaline tiik, vaid tegelikult seesama kalatiik. Chili mainis seda juba ammu episoodis Känd pidu. Ja kas mäletad episoodi Töömehed? Seal nähti, kuidas Chippy ja Sparky seda ehitasid. See on nii peen viis, kuidas saade tähelepanelikke vaatajaid premeerib, ühendades pisikesi hetki erinevates episoodides ja näidates, kuidas isegi kõige väiksematel taustadetailidel on Bluey maailmas oma väikesed lood. Nagu me teame, on isegi Bluey taustategelased huvitavad ja seni oleme avastanud palju detaile nende kohta. Täna jagame mõningaid huvitavaid fakte jäätisemüüja kohta. Kui oled piisavalt tähelepanelik olnud, siis tead, et Bluey ja Bingo ostavad alati jäätist just sellelt naiselt. Ja eri episoodides oleme näinud, kuidas jäätisemüüja oma äri kasvatab. Pole üllatav, et esimest korda nägime teda episoodis Jäätis ning tol ajal müüs ta jäätist väikesest kärust. Ja pärast seda nägime teda jäätist müümas turul, episoodis Vaikuse mäng. Ja lõpuks, kui nägime teda episoodis Töömehed, oli tal juba jäätiseauto. See on väike, aga väga lahe detail. Liigume edasi. Episoodis Issi viib lasteaeda näeme ilusa sõpruse algust Bingo ja Liila vahel. Pärast Bingo ja Liila sõpruse algust näeme fotode seeriat, mis jälgib neid täiskasvanuks saamiseni, näidates, et nad õpivad koos kuni ülikooli lõpuni. Ühel taustal olevatest fotodest näeme Bluey kooli, mis viitab sellele, et nad lähevad sinna koos kohe, kui saavad 6-aastaseks, mis pole enam kaugel, sest Bingo sai just 5-aastaseks. See tõestab põhimõtteliselt, et Bingo läheb samasse kooli kui Bluey. Üks Bluey headest sõpradest, kes on temaga olnud juba sellest ajast, kui ta oli alles väike kutsikas, on Snickers. Ja on üks asi, mida ta peaaegu kunagi ära ei võta, tema kollane nokamüts. Paljud inimesed ei tea seda, aga me oleme näinud Snickersit ilma tema nokamütsita ainult 2 korral. Ja üks neist kordadest on episoodis Avastajad, kus ta libiseb koolis mäest alla. Sel hetkel näeme, kuidas tema nokamüts kukub tal peast, kui ta veereb. Teine kord, kui me näeme teda ilma nokamütsita, on minisoodis K9 uudised, kus ta esitab väikest mängulist uudistesaadet ja nägemaks professionaalsem välja, võtab ta oma nokamütsi peast. Episoodis Märk nägime, kuidas Bandit oli peaaegu hiilerite maja müümas tööpakkumise tõttu, mille ta sai juba ammu varem. Ja kui me ütleme ammu varem, siis me tõesti mõtleme rohkem kui 40 episoodi tagasi. Episoodis Karri retk märkame, et Bandit reisib töö tõttu ja naaseb 6 nädala pärast. Ja episoodis Pulgalind, kui pere läheb puhkusele, veedab ta palju aega mõtetes uitades, samal ajal kui kõik teised lõbutsevad. Me võime märgata, et taustalugu räägib Banditist ja sellest, kuidas ta end sel hetkel tunneb. Tol ajal me ei teadnud, mida ta läbi elab. Põhimõtteliselt juhtus nii, et kui ta reisis, osales ta suures arheoloogilises avastuses, mis viis selleni, et talle tehti väga hea tööpakkumine. Nii et Bandit oli juba pikka aega mõelnud maja müümisele, kuid lõpuks ta seda ei teinud, mis tegi nii vaatajad kui ka hiilerid väga õnnelikuks. Episoodis Beebide võidujooks leidsime huvitava detaili. Nagu me kõik teame, kuulsime selles episoodis lugu Bluey esimesest sammust. Aga selle episoodi huvitav osa on see, et kui vaatame Chili välimust tagasivaates, siis märkame, et tal ei ole halli karva. Ja mitte ainult Chili, kui vaatame Banditit, siis ka temal ei ole näos ühtegi halli karva. See näitab põhimõtteliselt, kuidas nad on aastate jooksul vananenud. See on tõesti väike detail, kuid see teeb Bluey vaatamise veelgi lõbusamaks. Kõik Bluey kohta on hästi teada, nii palju, et isegi nende aedkääbustel on oma fännikonnad. Ja nende kääbuste seas on tõenäoliselt Jeremy kõige populaarsem. Ja kui sa pöörasid tähelepanu episoodile Märk, siis sa mäletad, et meie kallis, armastatud ja kaua kannatanud Jeremy saab Frisky käest jalaga, kui ta Radleyga telefonis vaidleb. Ja kui ta vaesele kääbusele jalaga annab, võime märgata väikest pragu selle peas. Aga kas sa teadsid, et see pragu ei tekkinud Frisky löögist, vaid oli juba ühes varasemas episoodis? Jah, täpselt nii. Huulimata Frisky agressiivsusest vaese aedkääbuse vastu, võime märgata, et juba enne seda oli ta katki. Siin on see detail. See on otsene viide episoodile Seljakoti rändurid. Selles mängivad Bluey ja Bingo, hoides Banditist kinni. Aga samal ajal näeme, kuidas vaene Jeremy kukub maha ja üks tema tükkidest lendab lihtsalt minema, mis tõestab, et tema keraamiline müts murdus just sel hetkel. Nii et Chili pidi ta hiljem uuesti kokku liimima, kuid isegi pärast parandamist olid praod ikka veel näha. Kui sa oled Blueyt kaua vaadanud, siis tead, et Long Dog on kuulus peidetud detail Blueys, mis on seni igas episoodis ilmunud. Aga asi on selles,
et mõnes episoodis ilmub Long Dog nii nutikal viisil, et seda on väga raske märgata. Näiteks episoodis Unetund uurib Bingo oma unenäos planeete ja siin võime märgata Long Dogi üsna ebatavalisel viisil. Just sel hetkel, kui me tähti sisse suumime, võime märgata tähtkuju ja kui need tähed ühendada, moodustub Long Dog. Tõsiselt, see on nii nutikas viis Long Dogi näitamiseks. Ja see pole veel kõik. Nagu me teame, ilmub Long Dog alati üksi. Aga see pole nii episoodis Topeltlapsehoidja. Selles episoodis hoiavad Rad ja Frisky Blueit ja Bingot. Ja Espodi lõpuosas, kui Rad ja Frisky istuvad rõdul ja vaatavad öist taevast, võime stseenis märgata 2 Long Dogi. See on ilmselt esimene kord, kui oleme näinud 2 Long Dogi koos. Nagu me teame, on igal väiksel asjal Blueis peidetud tähendus. Ja episoodis, kus Bingo ja tema parim sõber Laila päästavad väikese rööviku, märkame, et väike röövik muutub nukuks ja siis kauniks liblikaks, mis maandub mõlema sõbra kätele. Ja sa võid mõelda, mida see tähendab. Võib-olla sa ei tea, aga liblikas sümboliseerib uusi algusi. Ja selle saate kontekstis sümboliseeris see Bingo ja Liila sõpruse algust. Ja see polnud ainus episood, kus me nägime sinist liblikat. Episoodis Märk istuvad Chilli ja Bluey pingil ning me võime märgata sama sinist liblikat taustal lendamas. Ja nagu me kõik teame, oli Märgi episood täielikult Radley ja Frisky pulmast. Nii näidati liblikat taas, et sümboliseerida Raddy ja Frisky uut algust. Kui oled vaadanud meie varasemaid Bluey videoid, siis ilmselt mäletad, kuidas mõned tegelased on aja jooksul väikseid disainimuudatusi läbi teinud, nagu Sox, Mackenzie ema, Brandy ja veel mõned. Kuid hiljuti märkasime veel üht tegelast, kelle disain näib olevat muutunud ja seekord on see Bandit ise. Kui vaatame noore Banditi pilti, näeme, et tema sabaots on täiesti must. Kuid kui vaatame Banditit praeguses ajajoones, näeb tema saba teistsugune välja. Nüüd on sabaotsal tavaline sinine karv, samal ajal kui must karv on hoopis saba alumises osas. See on väike detail, kuid kui seda kord märkad, on seda raske mitte tähele panna. Kas sa teadsid, et Muffinil on omaenda YouTube'i kanal? Mini-episoodis Muffini lahtipakkimine näeme teda filmimas ja arvustamas kallurauto mänguasja, täpselt nagu päris YouTuber. Seda ei mainita kusagil mujal saates, mis tähendab, et Muffin võib salaja olla suurim mõjutaja Bluey universumis. Nüüd, järgmine detail on tõesti huvitav. Episoodis Loomaaed näeme avastseenis, kuidas Bandit lamab diivanil ja loeb ajalehte. Ja kui me vaatame ajalehe esikülge, siis seal on pilt koerast, kes mängib jalgpalli. Midagi liiga ebatavalist ei ole. Aga kui liigume edasi episoodi Sean, näeme, et Bandit loeb täpselt sama ajalehte. Ja asi on selles, et need 2 stseeni on mitme episoodi kaugusel üksteisest. Loomaaed on esimese hooaja 35. osa ja Sean on 50. osa. Nii et sellele on 2 seletust. Esiteks teeskleb Bandit lihtsalt, et ta on hõivatud, et keegi teda ei segaks. Ja teiseks, animaatorid võisid siin väikese apsaka teha. Räägime millestki tõeliselt huvitavast. Wintoni isa, Cornelius, võib tegelikult olla kuulus filmitäht Bluey universumis. Kõlab hullumeelselt, eks? Aga saade annab meile üsna suure vihje. Episoodis Filmid näeme taustal hiiglaslikku filmiplakatit. Ja ju sellel plakatil on buldogist detektiiv, kes näeb välja täpselt nagu Cornelius. Sama nägu, sama kehaehitus, kõik on sama. Ainus erinevus on võltsvunts, mis on talle ninamiku külge kleebitud. Mis siin siis toimub? Kas Cornelius mängis salaja detektiivifilmis peaosa? Kas tal on topeltelu? Päeval tavaline isa, öösel filmitäht. Saade ei selgita seda kunagi, aga sarnasus on liiga suur, et seda eirata. Ja ausalt öeldes on päris naljakas mõelda, et Wintoni isa võib olla kogu Bluey suurim salajane kuulsus. Enamik fänne teab Chloet, dalmaatslast, kes on üks Bluey lähimaid sõpru, kuid tema perekond varjab üllatavat saladust, mida peaaegu keegi ei märka. Chloel on tegelikult väike vend. Bluey algusaegadel pidi Ludo stuudios mõned taustategelased välja lõikama, sest neil polnud aega kõiki animeerida. Ja ilmselt on see ka põhjus, miks mõned õed-vennad, nagu Indi õde, ilmuvad harva. Aga Chloe puhul näeme me esimesel hooajal tegelikult vilksamisi tema nooremat venda. Ühes episoodis, kui hiilerid suunduvad mänguväljakule, ilmub Chloe ema, lükates beebikäru. Enamik vaatajaid arvab, et ta on lihtsalt juhuslik taustategelane, aga tegelikult ei ole. Me näeme teda uuesti episoodis Spioonimäng, seekord pargis koos oma abikaasaga. See tähendab, et beebikäru beebi on kindlasti Chloe väike vend. Kummaline on aga see, et teda ei näe enam üheski episoodis, isegi mitte siis, kui Bluey külastab Chloe kodu. Võib-olla on ta veel liiga noor, et loos osaleda, või ehk eemaldasid animaatorid ta vaikselt saatest. Episoodis Märk märkame mitmeid uusi tegelasi, keda me pole varem näinud, ja üks neist jäi meile eriti silma.
Ta on Friski teine Broodnate'i pulmas. Pulmas valis Radley oma 2 peiupoisiks oma vennad Banditi ja Stripe'i. Aga Friski puhul valis ta Broodnatesiteks Chilli ja veel ühe tegelase, kelle nime me kunagi teada ei saa. On mõned võimalused, kes ta võiks olla. Friski ja Chilli on teineteist tundnud juba lapsepõlvest saati. Me teame seda, sest tavaliselt valitakse ristiemaks ainult väga lähedasi sõpru. Ja nagu me teame, on Friski Blue'i ristiema. Lisaks toetab seda ka Maynardi, vanaisa Morty naabri kohalolek pulmas, mis viitab sellele, et Friski ja Chilli kasvasid koos üles järve ääres. Kui see on tõsi ja Friski ei valinud Chilli õde Brandit oma Broodnatesiks, siis peab see salapärane tegelane talle tõesti väga lähedane olema. Kas ta võiks olla õde? Nad ei näe küll sarnased välja, aga see pole tegelikult probleem. Ka Bluey ja Bingo on täiesti erinevat värvi. On ka võimalus, et ta võib olla Friski Calli. Siin on üks detail, mille üle Bluey fännid alati mõtlevad. Miks ei ole Bluey universumis ühtegi kassi? Oleme näinud koeri, hobuseid, linde, sisalikke ja nii edasi. Aga kasse? Mitte ühtegi. Kõige lähemale jõuame episoodis, kus hiilerid leiavad vigastatud viirpapagoi. Bandit vaatab lindu ja ütleb, kass pidi ta kätte saama. Aga see ongi kummaline. Me pole tegelikult kunagi kassi näinud. Ei jalutamas, ei koolis, isegi mitte lemmikloomana. Kus siis kõik kassid on? Siin on üks Bluey mõistatus, millele pole vastust leitud isegi pärast 3 hooaega. Kes on Indi isa? Oleme Indit ja tema ema palju kordi näinud, eriti episoodis Turg, kus nad koos peavad vegan toiduletti. Aga tema isa? Teda pole kusagil näha. Siis ühes episoodis saime teada midagi olulist. Indil on enneaegne väikeõde. Indi selgitab, et liiga vara sündinud beebid veedavad palju aega haiglas. See pole midagi, mida laps niisama ütleks. Tõenäoliselt põhineb see tema enda pere tegelikul olukorral. Järgmine vihje tuleb episoodist Metsikud tüdrukud. Indi ja Rusty lähevad tülli, sest Indi ütleb, isa jääb koju lapsi hoidma, samal ajal kui emad käivad tööl. Nii näeb ta maailma, mis ütleb palju tema enda koduse elu kohta. Indi peres on ema see, kes käib tööl ja isa see, kes jääb lastega koju. Ja kui tema väike õde on veel väga noor või vajab endiselt arstiabi, siis Indi isa veedab tõenäoliselt suurema osa ajast tema eest hoolitsedes. See seletab, miks teda kunagi turul ega koolis ei näe. Ta on hõivatud Indi väikese õe eest hoolitsemisega, kes vajab palju tähelepanu. Kuid saade pole kunagi tema nägu, nime ega isegi välimust avaldanud. Kas me kohtume kunagi Indi isaga või jääb ta üheks Bluey suurimaks perekonna müsteeriumiks? Winton, see armas väike bulldog, on üks Bluey naljakamaid sõpru, kuid tema pereolukord on täielik mõistatus. Me näeme tema isa Corneliust mitmes episoodis. Aga kuidas on Wintoni emaga? Teda pole kunagi näidatud, kunagi mainitud ega ta ilmu kusagil sarjas. Suurim vihje tuleb episoodist Kopter, kus Winton palub Bluey'l end isa juurde lennutada. Kas sa viid mind isa juurde, ema? See üks lause muudab kõike. Lapsed ütlevad tavaliselt minu maja või kodu, aga Winton ütleb spetsiaalselt isa maja ja ta ei tea isegi, kus see asub. Kus ta elab? Ma ei tea! See viitab tugevalt sellele, et ta ei ela oma isaga, mis tähendab, et ta elab tõenäoliselt oma emaga, ema, keda me pole kunagi näinud. Kui Wintoni ema on see vanem, kellega ta koos elab, siis on imelik, et ta ei ilmu kunagi kooli, pidudele, parki ega mujale, kuhu vanemad tavaliselt tulevad. Kus ta siis on? Miks Cornelius ilmub igas stseenis, samal ajal kui Wintoni ema jääb täiesti ekraanilt eemale? Kas ta on hõivatud? Ära või on ta lihtsalt tegelane, keda saade pole veel tutvustanud? Igal juhul jääb Wintoni seni nägemata ema üheks Bluey suurimaks perekonna müsteeriumiks. Nüüd, järgmine pole ametlik fakt. See on fänniteooria, kuid see on üks kõige pöörasemaid ja naljakamaid üldse. Bluey kogukonnas naljatlevad mõned fännid, et Bandit ja Chilli võivad salaja olla rahvusvahelised salakaubavedajad. Kõlab hullumeelselt, eks? Aga teooria käib nii. Bandit on arheoloog, mis tähendab, et ta kaevab oma ekspeditsioonidel välja haruldasi iidseid esemeid. Chilli töötab aga lennujaama turvas, kus ta skaneerib pagasit ja kontrollib esemeid, mida riiki sisse ja välja viiakse. Mõned fännid usuvad, et nende 2 ametit sobivad omavahel lihtsalt liiga ideaalselt kokku. Teooria väidab, et Bandit avastab väärtuslikke esemeid ja Chilli, olles lennujaama ekspert, võiks vaikselt aidata neil tollist läbi pääseda. Muidugi on see kõik vaid üks rumal fänniteooria. Bluey on korralik lastesaade ja loojad ei teeks Heelersist kunagi kurjategijaid. Aga see teooria muutus populaarseks, sest Heelerite pere elab üllatavalt suures ja ilusas majas, kuigi mõlemad vanemad töötavad üsna tavalistel töökohtadel. Nii et loomulikult hakkasid fännid naljakaid küsimusi esitama. Onu Radley võib-olla on tegelikult lapsendatud või ta võib olla Banditi ja Stripe'i poolvend. Kui vaadata Heelerite perekonda, siis Rad paistab kindlasti silma.
Blue'i ametliku veebilehe andmetel on Radley kirjas punase ja sinise hiilerina, täpselt nagu ülejäänud peregi. Aga tal on erkpunane karv, mida kellelgi teisel pole. See ei oleks iseenesest imelik, välja arvatud üks asi. Sama veebileht loetleb vanaisa Bobby ja vanaema Chrissy siniste hiileritena. Kui mõlemad vanemad on sinised, kuidas siis juhtus, et neil sündis punane kutsikas? Päriselu geneetikat uurides avastasime, et sinised hiilerid võivad olla kas sinised või punased. Kuid punane karvkate on tavaliselt dominantne tunnus, mis tähendab, et see ilmneb tavaliselt ainult siis, kui ühel vanematest on see värv, nagu Bingo, kes on chilli moodi. Kuna kumbki bänditi vanematest ei ole punane, tekitab see küsimusi. Kas Radley on lapsendatud? Kas oli olemas punane Heileri vanem, keda me kunagi ei kohanud? Või on punane lihtsalt haruldane erand? Mis iganes vastus ka poleks, onu Radley jääb kogu Heileri perekonna üheks kõige huvitavamaks mõistatuseks. Olenemata sellest, kas sa usud seda teooriat või mitte, näitab see, kui palju peidetud detaile ja mõistatusi Blue'i otse silme all varjab. Isegi pärast kõigi 3 hooaja vaatamist on seal ikka veel üllatusi, mis ootavad avastamist. Episoodis Unine aeg on Bingo unenägu tegelikult seotud unejuttudega, mida tema ema talle varem samas osas luges. Enne magama minekut loeb Chilli Bingole 2 erinevat raamatut. Üks raamat räägib päikesesüsteemist ja teine loomadest, kes kooruvad munadest. Kui Bingo magama jääb, muutub tema unenägu mõlema loo kombinatsiooniks. Unenäos koorub Bingo maa seest välja, täpselt nagu tibu koorub munast. Hiljem koorub tema mänguasi Floppy samamoodi kuu seest välja. Samal ajal rändab Bingo läbi kosmose ja uurib planeete, mis seostub Chilli varem loetud raamatuga. See on väike detail, kuid see näitab, kuidas Bingo kujutlusvõime põimib kokku lood, mida ta enne magama jäämist kuulis. Nagu me teame, räägib Jean-Luc prantsuse keelt. Osas Telkimine ei saa Bluey ja Jean-Luc üksteise keelest aru, kuid nad suudavad siiski koos mängida ja sõpradeks saada. See on üks põhjusi, miks see osa on nii meeldejääv. Aga siin on üks lahe detail. Kui sa vaatad seda osa sarja prantsuskeelses versioonis, on keeled tegelikult vahetatud. Bluey räägib prantsuse keelt, samal ajal kui Jean-Luc räägib inglise keelt. Ei, meil on vaja midagi süüa. Me võiksime selle seemne istutada nagu. See on nutikas viis säilitada sama mõte, kus 2 last räägivad erinevaid keeli. Ja Jean-Luci kohta on veel üks väike detail. Episoodis Bingo, kui Bingo on mängutoas, võib seinal märgata joonistust Blue'ist ja Jean-Lucist. See on väike taustadetail, mis näitab, kui palju Bluey hindas sõprust, mille ta laagris olles sõlmis. Nüüd, järgmine detail on tõesti naljakas. Episoodis Magamistuba on episoodi alguses koridori lõpus seina küljes kinni lilla kleepuv Gecko. Aga kui sa hoolikalt vaatad, juhtub sellega episoodi jooksul midagi huvitavat. Kui tüdrukud jagavad oma kaisuloomi, hakkab Gecko esimest korda seina küljest lahti kooruma. Siis, kui Chilli tabab Bingo väikest raamaturiiulit lükkamas, on see veelgi madalamal kui enne. Ja episoodi lõpuks, kui nad lahkuvad Bluey uuest toast, on Gecko täielikult seina küljest lahti tulnud ja maandunud koridori lõpus oleva taime peale. See on väike taustadetail, mis muutub aeglaselt kogu episoodi vältel. Nagu me juba teame, meeldib selle saate loojatele ühendada mitu episoodi omavahel. Ja episoodis Armee, kui Rusty ja Jack mängivad sõdureid, toimub samal ajal veel üks episood, mida sa tõenäoliselt märganud ei ole. Täpselt siis, kui Jacki tutvustatakse Calypsole, on taustal näha Bluey ja Chloe. Ja nad mängivad sama mängu, mida nad mängisid episoodis Seiklus. Nii et võib-olla kuuluvad need mõlemad episoodid samasse ajajoonde. Minisoodis Kõrvuti on üks väike detail, mida tõenäoliselt keegi ei märganud. Kui Honey ja Bluey söövad hommikusööki, võtavad nad mõlemad endale helbeid. Kuid kui vaatame Blue helbekarpi, paistab see kõige rohkem silma. Kui oled Ameerikast, siis tead ehk, et see helbesort on päriselt olemas. Seda nimetatakse Fruit Loopsiks ja tundub, Bluey armastab seda hommikusööki väga, aga bändid ei taha, et ta seda sööks. Me ei süüdista teda, sest see helbesort sisaldab väga palju suhkrut. Nagu me teame, enne kui Cornelius kohtus Terrieri emaga, käis ta kohtamas mitme tüdrukuga. Ja üks neist tüdrukutest oli see, keda nägime esimest korda episoodis Vaikne mäng. Aga huvitav on tema juures see, et pärast seda episoodi oleme teda juba 3 korda näinud 3 erinevas episoodis. Esimene kord oli episoodis Tantsurežiim. Siin oli ta koos teise päikeseprille kandva koeraga ja osodis Lubadused. Mänguväljaku stseeni ajal, kui Bluey ja Bingo lähevad mängima, seisab ta tänaval ja räägib selle mehega, kes müüb odavamaid elektripakette. Mäletad teda? See on sama tegelane, kes helistab Heileri pere uksekella episoodis Lambakoer. Ja lõpuks episoodis Tsirkus, kui kõik tegelased lähevad valimisjaoskonda, et hääletada oma kogukonna juhtide poolt, näeme teda jälle, rääkimas nurgas kolleegiga. Tundub, et ta teeb kampaaniat sinises riides kandidaadi heaks.
episoodis Telepood näeme, kuidas Cornelius tuleb Vintonile kooli järele ja Cornelinuse auto tagaklaasil märkame mingisugust joonistust, kuid see pole selge. Kuid hiljem episoodis näeme tema autot uuesti apteegi juures pargituna ja siis on joonistust paremini näha. Ja sellel joonistusel on näha last, täiskasvanud meest ning seal, kus peaks olema veel üks tegelane, tundub, et keegi on selle ära püüdnud kustutada. See detail vihjab põhimõtteliselt sellele, et Wintoni vanemad olid lahutatud. Ja kas sa teadsid, et Cornelius kohtus Terrieri emaga esimest korda samas episoodis? Räägime nüüd mõnest peidetud detailist episoodis Üllatus. Episoodis, kus täiskasvanud Bluey külastab Chilli ja Banditit, võib majas märgata palju pildiraame. Ja ühes neist raamidest näeme Bingot. Kui vaatad foto tausta, näed Lihavõttesaart. Kui sa ei tea, siis Lihavõttesaar on üks populaarsemaid sihtkohti inimestele, keda huvitab arheoloogia. Ja kuna me teame, et kõik Blueys omab tähendust, võib see väga hästi tähendada, et Bingo järgnes Banditi jälgedes ja sai arheoloogiks, täpselt nagu tema. Ja teitel pildiraamil näeme kogu Healeri perekonda pildil. Ning tundub, et see foto tehti Bluey lõpetamisel, sest fotol näeme, et Bluey hoiab oma diplomit ja kannab lõpetamismütsi. Kas sa teadsid, et Bluey on kudumises ekspert? Episoodis Karri retk märkasime väikest detaili. Selles episoodis näeme Blueyd ja Chillit koos istumas. Nad on koos ja koovad midagi. Ja samas episoodis on näha, kuidas Bandit reisib kodust eemale ning ilmselt on ta ära 6 nädalat. Hiljem näeme episoodis, kuidas Bandit on videokõnes Chilli ja tüdrukutega ja kokene ajal näitab Bluey talle, mida tema ja ema valmistavad. Kuid huvitav osa on see, et kui Bandit reisilt naaseb, lähevad Healeri tüdrukud talle lennujaama vastu. Kas te märkate, et Bluey kannab salli, mis on täpselt samades värvides nagu see, mida ta koos emaga tegi? See tähendab, et tegelased jätkavad oma eluga siis, kui me neid ekraanil ei näe. Ja peame ka ütlema, et Bluey on kudumises väga osav. Episoodis Vanaisa saime natuke rohkem teada Chilli lapsepõlvest. Tegelikult mängis ta just selles kohas, kui ta oli kutsikas. Kui Chilli ja tema tütred alustavad võiduajamist, et Vanaisa ühel puudest kinni püüda, näeme, et Chilli nimi on ühele neist kirjutatud. Seetõttu usume, et Chilli oli samuti üsna ulakas, kui ta oli Bluey ja Bingo vanuses. Ja loomulikult otsustas ta oma territooriumi märgistada. Praeguseks teavad enamik meist Healerite auto numbrimärgi detaili, kus 419 tähendab sinist tooni ja HLR tähendab Healerit. Ehk siis põhimõtteliselt sinine Healer. Aga kas sa teadsid, et on ka teisi numbrimärke veel huvitavamate numbritega? Näiteks Terrieri ema numbrimärk kirjutab põhimõtteliselt välja Terrieri, kuid kõige naljakam numbrimärk kuulub Bellale. Kui me vaatame tema numbrimärki, siis see ütleb välja liiga palju lapsi, viidates tema 9 lapsele. Osas pruunikaru näeme kiiret pilku Banditi juhiloale, kus on kirjas tema nimi, sünnikuupäev, loa väljastamise kuupäev, kuid tõeliselt huvitav on siin kehtivuse lõppkuupäev. 6. oktoober 2025. Nüüd läheb asi huvitavaks. Mõned fännid arvavad, et see võib olla salajane vihje võimaliku 4. hooaja väljakuulutamisele või esilinastusele. Ludo Studios armastab terastele vaatajatele selliseid väikseid vihjeid poetada. Kas see võib olla juhus? Või on see mänguline viide Bluey tulevikule? Kui oled Blueyt piisavalt kaua vaadanud, siis tead, et Bluey ei ole alati üks lust ja lillepidu. Tegelikult on Bluey tuntud ka selle poolest, et räägib tõsistest teemadest. Ja episoodis Anna Pakk edasi märkasime sellist teemat. Siin mängivad Bingo ja tema klassikaaslased mängu Anna Pakk edasi. Selle mängu versioonis saab lõpuks igaüks auhinna. Aga et mäng oleks tõsisem, muudab Pat reegleid nii, et ainult üks laps saab auhinna. See jätab Bingo ja teised lapsed nuttes emade juurde jooksma. Ja just siin märkasime midagi. Iga laps siin näeb välja täpselt nagu tema ema, välja arvatud Missy. Mingil põhjusel on Missy täiesti erinevat tõugu kui tema ema. See on peen vihje, et Missy võib olla lapsendatud. See annab edasi tõeliselt ilusa sõnumi lapsendamise kohta. See on lihtsalt veel üks põhjus, miks selle saate vaatamine on nii imeline kogemus. 3 Bluey hooaja jooksul oleme näinud palju tegelasi, kellel on ainulaadsed iseloomud. Ja Pretzel on samuti üks neist. Pretzel on väike Chihuahua kutsikas. Esimest korda ilmub ta sarjas episoodis Calypso. Kuid sarja taustasündmused on meile tema kohta rohkem rääkinud. Erinevalt teistest lastest on Pretzel palju üksildasema loomuga, mis tähendab, et talle meeldib enamasti üksi olla ja ta loob mänge ainult iseendale. Näeme, et tema käitumine jätkub sellisena kogu episoodi vältel, kuid kui näeme teda teistes episoodides, saame kinnitust, et see on tõepoolest Pretzeli iseloom. Kuigi ta saab teiste lastega hästi läbi, on näha, et ta eelistab enamasti üksi olla. Nagu nägime Cricketi episoodi ajal või isegi Curry Questi episoodi lõpus,
kus kõik teevad midagi üheskoos. Aga Pretzel naudib laadaplatsil jäätist üksi, mis teeb selgeks, et sarja kõrvaltegelane mängib pigem omaette. Tundub, et Pretzelile meeldib omaette olla ja me ei saa teda selles süüdistada. Lõppude lõpuks ei leia keegi paremat sõpra kui iseennast. Nüüd räägime ühest tõeliselt huvitavast detailist, mis puudutab lemmikloomi Bluey sarjas. Siiani oleme Bluey sarjas näinud mõnda lemmiklooma. Näiteks, kui Bandit ja Bluey külastasid loomaarsti, märkasime inimest, kes hoidis oma lemmiki iguaani. Lisaks iguaanile nägime riiulil ka kuldkala. Aga küsimus on, millised teised lemmikloomad on olemas Bluey maailmas? Loomulikult ei oleks seal lemmikkoeri. Kas suudad ette kujutada, et koerad peavad koeri lemmikloomadena? See oleks päris naljakas vaatepilt. Aga sellest, mida oleme seni märganud, tundub, et Bluey maailmas võivad kassid olla lemmikloomadeks. Eelmises videos rääkisime isegi plakatist, mida nägime Banditi kontoris, kus tundus, et koopakoer jahtis kassi. Lisaks sellele on meil sarjas Cat Squad ja teisi kassi mänguasju. Kuid kõige suurem tõend kasside olemasolu kohta on episoodis Poed. Selles episoodis mängivad lapsed rollimängu, teeseldes, et nad on lemmikkassipojad. Kuna neil on idee lemmikkassipoegadest, tähendab see kindlasti, et nad on näinud kedagi, kellel on lemmikkass või kassipoeg. Aga siiski, me pole siiani päris kassi näinud. Igas Bluey episoodis, kui sa vaatad hiilerite maja külmkappi, märkad, et see on alati täis väikeseid detaile. Ja episoodis Täiuslik näeme külmkappi ning võime märgata mitmeid joonistusi, mille on teinud Bluey ja Bingo. Kõik need joonistused viitavad varasematele Bluey episoodidele. Näiteks paremas ülanurgas näeme Mia joonistust, mille tegi tõenäoliselt Blue, viidates episoodile Barky Boats. Samuti näeme Soksi ja Muffini joonistusi. Kui vaatame Muffini joonistust, märkame, et tal on vihane nägu, mis sobib tema iseloomuga. Üks neist joonistustest viitab ka episoodile Vankrisõit, kus Bandit veab Bluey ja Bingo parki käruga ning just see sama käru ongi joonistusel näha. Samuti näeme joonistust, mille on kindlasti teinud Bingo. Seekord on sellel kujutatud pardikujulist kooki, mida Bandit üritas teha episoodis Pardikook Bingo sünnipäevaks. Ja allpool näeme joonistust, mille tüdrukud tegid Radist ja Friskist, kes hoiavad käest kinni ning kelle peade kohal on väikesed südamed, viidates episoodile Topeltlapse hoidja. Ja samuti on seal joonistus Unicorsest, kellega Bluey ja Bingo armastasid mängida. Oleks lahe, kui Unicorse ilmuks tulevikus veel mõnes episoodis. See järgmine detail näitab, kui realistlik Bluey on, ja seda võib näha episoodis Prügikastide öö. Me oleme juba rääkinud sellest, kuidas Bluey õpib karateed ja jõuab episoodi lõpuks valgest vööst kollase vööni. Kuid on veel üks detail, mis jäi märkamata. Episoodi alguses, kui hiilerid viivad prügi välja, võime taustal märgata puud, millel on ka mõned viljad küljes. Ja kui vaatame maapinda, näeme, et mõned viljad on ka maha kukkunud. See tähendab põhimõtteliselt, et vili on küps. Ja episoodi lõpus näeme sama puud uuesti. Selleks ajaks on kõik viljad puult maha kukkunud. See on tõesti väike detail, kuid see muudab Bluey veelgi realistlikumaks. Praeguseks teavad enamik fänne sarja peidetud longdogidest, aga asi on selles. Mõnikord ei ole need longdogid lihtsalt juhuslikud. Need on tegelikult seotud episoodi süžeega. Võtame näiteks episoodi Partitort. Bandit küpsetab Bingo sünnipäevaks pardikujulist torti ja kui sa vaatad tähelepanelikult kappi, on seal longdog, kes hoiab glasuuriga visplit. Väike vihje valmistatavale tordile. Või episoodis Ühesed, kus Bluey ja Bingo jooksevad ringi metsloomadeks riietatuna. Bluey Sebrana ja Bingo Gepardina. Kui nad tormavad välisukse poole, märkad longdogi gepardi kostüümis, mis sobib ideaalselt selle osa teemaga. Isegi osas muda, kui vendi lõikab endal ja Juudal juukseid, et Juuda saaks mudas mängida, võid märgata vanni taga pika karvaga longdogi, mis peegeldab stseeni. Need väikesed detailid näitavad, kui nutikalt animaatorid peidetud seoseid lisavad. Siin on üks peidetud detail, mida sa võisid Juuda ema vendi kohta mitte märgata. Erinevalt enamikust teistest Bluey vanematest ei liitu ta peaaegu kunagi lõbu ega vestlustega Banditi ja Chilliga. Ta ilmub aeg-ajalt, kuid hoiab tavaliselt omaette, rahulik ja veidi tõsisem. Teda ei nähtud isegi Radi ja Friski pulmas ning me ei tea siiani, mis tema töö on või kus Juuda isa on. See on peen detail, kuid vendi vaikne kohalolek muudab ta üheks salapärasemaks vanemaks selles saates. Enamik Bluey fänne teab, et episoodis 2 lapsehoidjat kohtusid Rad ja Friski esimest korda ning armusid. See kõik juhtus sellepärast, et onu Rad ja Friski sattusid kogemata samal õhtul Blueyet ja Bingot hoidma. Aga kas sa teadsid, et see polnud tegelikult juhus, vaid planeeritud sündmus? Nii et selles episoodis palus Chilli algselt Friskil Blueyet ja Bingot hoida.
kuid onu Rad helistas viimasel hetkel ja soovis samuti lapsi hoida. Ja Ja Chili ei saatnud Friskile selle kohta sõnumit, sest ta mängis nende kahe vahel kosjasobitajat. Nagu me teame, oli episoodis Bumpy ja tark vana hundikoer Bingo haiglas. Kuid saade ei öelnud meile kunagi põhjust, aga me võime aimata miks. See võis olla tingitud astmast. Bluey looja Joe Broom avaldas intervjuus New York Timesile, et tema noorim tütar viidi esimest korda haiglasse 3-aastaselt astmaga seotud haiguste tõttu. Ning ta mainis ka, et tema tütar veetis nädala intensiivravis. Kuna enamik sündmusi saates on inspireeritud Joe Broomi isiklikust elust, võis ka Bingo haiglasse sattumine olla sellest sündmusest inspireeritud. Võib-olla soovis Joe Broom, et Bingo peegeldaks selles episoodis tema noorimat tütart ja tolle astmaga seotud haigusi. Lisaks tundub, et Bingo on olnud haiglas vähemalt nädala. Samuti kuulab arst Bingo kopse selja pealt, mis viitab hingamisteedega seotud haigusele. Nagu me kõik teame, on selle saate peategelane Bluey. Aga kas sa teadsid, et on 2 osa, kus Bluey ei ilmunud üldse? Esimene neist on osa nimega Kilpkonnapoiss. See osa räägib ainult Bingost ja Banditist. Siin läheb Bingo koos Banditiga parki mängima, kus ta leiab mängukilpkonna ja veedab terve päeva sellega mängides. Aga me näeme Bluey'd ühel fotol ja teda mainitakse selles osas paar korda, kuid osa, kus Bluey ei ilmu ega teda mainita, on Liumägi. See osa räägib ainult Bingost ja Lilast. Siin teevad nad endale oma veeliu ja mängivad sellega terve päeva. Kui sa vaatad osa Ema kool, siis sa mäletad rohelist värvi õhupalli, kes on ka Bluey poeg. Ja osa lõpus näeme, kuidas roheline lendab aknast välja ja saab oma vabaduse. Pea meeles, see kõik juhtub seriaali teises hooajas. Aga nagu me teame, on kõik Bluey osad omavahel seotud, mis tähendab, et kõik, mis juhtub ühes osas, mõjutab ka teisi osi. Ja selle kohta on üks detail episoodis märk, kus me näeme Frisky ja Radley pulma. Ühes stseenis näeme kiiret kaadrit taevast ja arva ära, kes ilmub välja. See on Greenie, kes lendab Brisbane'i taevas ringi. See on tõesti lahe detail, mida enamik teist pole kunagi märganud. See järgmine detail on üsna huvitav. Kas teadsite? Bluey varasemates episoodides, kui tegelased kandsid kiivreid, ei olnud nende kulmud nähtavad ja te võite arvata, et see on normaalne, mis see tegelikult ongi. Aga alates teise hooaja algusest, kui tegelased kandsid kiivreid, olid nende kulmud siiski nähtavad. Võite arvata, et see on animatsiooniviga, kuid tegelikult see nii ei ole. See tehti selleks, et tegelaste ilmeid oleks lihtsam mõista, sest kulmude asend aitab meil paremini aru saada nende emotsioonidest. Kui sulle video siiani meeldib, ära unusta vajutada meeldib nuppu. Osas härra Ahv Joks ärritub bändid selle peale, kui palju mänguasju tüdrukutel on ja paneb nad valima ainult oma lemmikud. Selle loo peamine mänguasi on härra Ahv Joks, pehme mänguasi, millest hiilerjõed üritavad väga kõvasti mitte loobuda, kuid lõpuks lasevad tal siiski minna. Lõpuks saame teada, et mänguasi jõuab väikese kutsikani, kes on haiglas. Aga huvitav on see, et selle kutsika ema on seesama poemüüja, kes müüs hiileritele kuuvalguse ükssarviku, selle, mis pidi olema Muffini sünnipäevakink episoodis Vaikne mäng. Kogu Bluey sarja jooksul nägime, kuidas Bluey ja Bingo said palju uusi sõpru. Aga mis oleks, kui ma ütleksin sulle, et ühes episoodis nägime ka Banditit uut sõpra leidmas? Episoodis Kohvik kohtub Bluey pargis uue mängukaaslase Vinniga. Kui Bluey leiab pargis uue sõbra, peab Bandit veetma aega Vinnis isa seltsis, kuna nad kohtuvad pargis korduvalt. See, mis alguses 2 isa jaoks on kohmakas, kujuneb lõpuks sõpruseks. Kuigi episood keskendub sellele, kuidas Bluey mängib oma uue sõbraga, näitab see ka tema isa, kes õpib uuesti kellegagi sõbraks saama, täpselt nagu tema tütar leidis kiiresti uue sõbra.